tere! Mina olen Kätlin ja tänane video räägib kasutajate lisamisest. Ettevõtetega või ettevõttega on teil võimalik siduda piiramatult erinevate õigustega kasutajaid. Kasutajaid saab hallata ning lisata ettevõtte administraatori õigustes kasutaja. Kasutajate lisamiseks tuleb lahti võtta seaded, kasutajad. Seaded kasutajad menüüpunkt näitab teile siis konkreetse ettevõttega seotud kasutajaid. Siin on võimalik ka olemasolevate kasutajate õigusi muuta või neid lõpetada ja samuti siis lisada uusi kasutaja õigusi. Uue kasutaja lisamiseks tuleb vajutada lisa uus, sisestada e-posti aadress, valida sobiv kasutajagrupp ning salvestada. Peale salvestamist saadetakse konkreetsele uuele kasutajale siis meie keskkonnast ka kiri ja juhul, kui ta ei ole veel meie keskkonnas kasutajaks registreerinud, siis ta peab kõigepealt registreerima oma kasutaja meie veebilehel ning seejärel, kui ta esmakordselt sisse logib, siis on tal ka teade selle kohta, et talle on antud õigused, mille ta saab siis seal avalehel ära kinnitada. Süsteemsed kasutajagrupid on administraator ja tavakasutaja. Tavakasutajal on sarnaselt administraatorile kõik raamatupidamislikud õigused. Ainukene, mida tal siis ei ole, ta ei saa hallata kasutajaid ning ei saa muuta ettevõtte andmeid ega hallata neid ettevõtte andmeid. Kui nüüd nendest kasutajagruppidest jääb väheks või te soovite tekitada juurde uusi kasutajagruppe, siis seda on võimalik teha seaded kasutajagrupid menüüpunktis. Uue kasutajagrupi loomiseks valime lisa uus. Siia tulpa tuleb valida siis soovitud õigused. Vaikimise õigustest on olemas ka näiteks müügimehe õigused. Ja kui teil ongi vaja tekitada siis selline kasutajagrupp, kes on seotud ainult müügiga, müügiarvetega, siis võitegi valida siit selle müügimehe õigused, vaadata need andmed üle. Kui te soovite veel mingisuguseid lisaõigusi talle panna juurde, siis need siia lisada ning salvestada kasutajagrupp ära. Tänan teid vaatamast ja uute videoteni!